Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on tekst Matteuse evangeeliumist 6. peatükist salmid 25–34. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad, aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Aamen. Istuge palun. Ainult tänast teksti lugedes võiksime panna sellele pealkirjaks ära muretse. Ja kui ainult seda teksti lahata, siis saame tegelikult kallutatud sõnumi. Meil ei ole vaja midagi teha. Jumal teeb. Jumal paneb söögi lauale. Jumal hoolitseb joogi eest. Jumal riietab meid. Meie istume muretult ja laseme end teenindada. Kuid tegelikult on Jumalal meile ootus. Ja see ootus tuleb esile eelnevast tekstist, kus öeldakse, ärge koguge endale aardeid maa peale. Koguge endile aardeid taevasse. Sest kus on su aare, seal on su süda. Silm on sinu ihulamp. Ja kokkuvõtvalt, keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Sisuliselt ütleb Jeesus, et me laseksime lahti maisest ja hakkaksime teenima vaimset. Jah, see on raske ja ebakindel, kuid just selle ületamiseks on kirjutatud tänane tekst, mis algab sõnadega, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege, ja lõpeb sõnadega, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Olles analüüsinud tänast teksti ümbritsevaid lõike, muudaksin jutluse pealkirja Ärge muretsege pealkirjaga Valikud ja otsused ehk proovile panek. Selle põhjuseks on sõnapaarid, mis tekste lugedes esile tulid. Ja need on lihalik ja vaimne, maa ja taevas, Jumal ja mammon, hing ja ihu. Väga selgelt ja rõhutatult tuuakse esile ajalik ja igavene, nähtav ja nähtamatu, maine ja vaimne. Kuigi maine on tuttavlik ja omane, vaimne aga
pigem ähmane ja kujutlusvõimele toetuv, ütleb Jeesus, et vaimne on tõelisem ja olulisem. Kui Jeesus Nikodeemosega kohtus, oli neil vestlus just samal teemal. Kuigi Jeesus püüdis rääkida võimalikult lihtsalt, ei saanud Nikodeemos aru, kuidas maine saab kohtuda vaimsega, kuidas inimene saab uuesti sündida ja mida see üldse tähendab. Kui Jumal otsustas saata meile teejuhiks püha vaimu, tähendab see seda, et meie vaim, et nii püha vaim kui meie vaim tähendab see seda, et see peab saama meile kuidagi nähtavaks. Kui Jumal saatis meile püha vaimu, see tähendab, et see ei ole lihtsalt mingi hägune asi, vaid see peab olema kogetav, kättesaadav. Püha vaim ja meie vaim peavad hakkama omavahel suhtlema. Meie ihust saab nende kahe ühinemisel pühale vaimule tempel. See saab temale eluasemeks. See siin, see seal, kes istub siin pingi vahel, ridade vahel. Te olete tempel pühale vaimule eluasemeks. Esimese Moosese raamatust loeme. Issand Jumal valmistas inimese põrmu mullast ja puhus tema sõõrmeisse eluhinguse, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Siin näeme, et inimene ei ole lihtsalt liha ega pelgalt vaimne olend. Jumal valmistas keha, puhus sisse hinge ja andis vaimu. Meie terviklik elu on kolmemõõtmeline kooskõla. Ihu, hing ja vaim. Kuidas need teineteise suhtes käituvad, kuidas toimivad, milline osa meist teeb valikuid ja langetab otsuse. Ihu mõista on arusaadav, sest seda me kogeme, selle kaudu me toimetame. Kuidas aga mõista ning eristada vaimu ja hinge? Vaimu kaudu oleme ühendatud Jumalaga. Tema on selle meisse asetanud ja tema juurde meie vaim ka tagasi läheb. Vaim on see, kes annab ihule võime toimida, liikuda ja tegutseda. Kui vaim lahkub, kukub ihu kokku. Hing. Hing on lisaks emotsioonidele ja tunnetele ka tajumine, mõtlemine ja analüüsimine. Hing on vaimse inimese osa ja liigub vaimu lahkudes samuti tagasi Jumala juurde. Seda kogemust on jaganud paljud, kellel on olnud võimalus viibida sealpoolsuses. Seal nad tunnetavad, imestavad, jälgivad, rõõmustavad, analüüsivad, teevad kõike seda sama, mida hing siin maa peal teeb. Kujutage ette 3 klotsi. Nüüd enam ei pea kujutama, nüüd ma näitan teile. Ma leidsin, et mõnel klotsil olid numbrid ka peal. Ma võtsin sellised, kus oli 1, 2 ja 3. See on meie ihu. Meie ihu koosneb 3 osast. Vaim, hing ja ihu. Kui nad on kõik ühes koos, siis ongi see kooslus. Kuidas nad aga toimetavad? Nad on eraldi osad. Ja minu kujutluspilt lahutas neid, ma ei saa vist neid siia jätta. Vaim, hing ja ihu, et niimoodi oleks. Niimoodi sättides näen mina inimese hinge või inimest kui ihu terviklikult. 2 alumist ei saa üksteisega kokku. Need 2 alumist ühendab see ülemine. Jätke see meelde, ma võtan need klotsid siit praegu ära. Hing on siin üleval, vaim ja ihu on siin all. Üksteisest lahutatud. Inimese toimimine sarnaneb võrdpildiga auto liikuma panemisest.
Selleks on meil vaja teada, kuidas toimivad sidur, pidur ja gaas. Pidur ja gaas ei saa kunagi töötada samaaegselt, olete nõus? Selleks, et need toimiksid, on vaja nende vahele sidurit. Tänu sidurile on meil võimalik rakendada kas gaasi või pidurit. Kui me asetame need klotsid püramiidi, nii nagu ma just äsja tegin, siis need kaks alumist, ihu ja vaim, ei puutu üksteisega kokku. See aitab meil ehk paremini mõista, kuidas meie vaim, hing ja ihu toimivad, kuidas ihu liikuma panna. Vaimsel ja maisel on kummalgi täita oma funktsioon. Vaim ei anna korraldust ihule ja ihu ei kamanda vaimu. Nende vahendajaks on hing ehk see mõistus emotsioonidega, aga siiski mõistus. See on kergem jälgida. Hing kogub infot, jagab infot ja annab korraldusi nii ühele kui teisele poolele. Kuid samal ajal on ka vastupidi. Vaim annab teavet hingele ehk mõistusele ja mõistus siis või sinu ajus otsustab, kas anda see korraldus ihule täitmiseks või eirata vaimult saadud sõnumit. Näide. Kord nägi mees nägemuses, ehk siis vaim kõnetas teda, et ta peab minema teatud päeval, teatud ajaks, teatud kohta džunglis. Sealt tulevad välja 2 nälginud, musta ja haisvat, pesemata noored mehed. Ta peab nende eest hoolt kandma. Kui mees ärkas, andis ta oma ihule korralduse nägemuses saadud kohta minna. Võib tunduda veider, kuid juhtus nii, nagu talle oli ilmutatud. Kui ta oleks võinud seda ka eirata, sest lihalikult oleks selline nägemus olnud totrus. Tema hing või mõistus oli valiku ees. Vahel avaldab oma soove ka ihu. Oleme lugenud sellist mõistet nagu lihahimu. Ka see tuleb esmalt meie mõistusele, meie hingele, ning me langetame otsuse seda teha või eirata. Lihtne näide, kui sa hommikul mugavast ja soojast voodist pead tõusma, et alustada päeva, siis tunned, et liigesed on veel kanged, toas on jahe, on mitu ebamugavat asja, millele pead vastu minema, et päeva alustada. Enne kui sealt mugavast voodist välja tulla, sa annad oma lihale korralduse, ma pean minema. Sina allutad oma ihu enesele. Seega hing võtab vastu informatsiooni, kaalub selle läbi ja langetab otsuse. Üks vana talumees istus õhtul rehetoa ahju ees ja kõneles oma pojale. Tead, inimese sees on 2, ütleme looma, kes omavahel võitlevad. Üks neist on nagu metsik hunt, täis viha, kadedust, ahnust ja kurjust. Teine aga kui talumehe ustav koer, rahulik, truu, lahke, armastav. Need 2 elavad aga inimese südames ja kisuvad teineteist pidevalt ründama. Poisike jäi mõttesse ja küsib, aga taat, kumb neist peale jääb? Vanaisa naeratas ja vastas, eks ikka see, keda sa oma südames toidad. Kui annad toidu vihale ja kadedusele, kasvab hunt tugevaks, kui aga jagad toitu headusele ja armastusele, jääb koer peale. Nii on ka vaimu ja hingega, ihuga. Kumba sinu hing toidab, siia poole või siia poole, see jääb ellu. Kui mõelda muretsemise või mitte muretsemise kontekstis, meie silmad ja kõrvad näevad ja kuulevad meid ümbritsevast maailmast muret tekitavaid uudiseid. Jeesus julgustab, et me ei peaks muretsema, sest sellega ei lisa me elule küünartki
see on pikkusühik, aga ütleme päevagi juurde. Muretsemine ei ole mõistlik, sellest ei ole kasu. Selle asemel tuleb Jeesuse sõnul otsida hoopis Jumala tahet. Nüüd on meie asi Jeesuse soovitustele reageerida või mitte reageerida. Meid pannakse valikute ette. Võime ka öelda, et meid pannakse proovile. Pauluse kirjast galaatlastele saame teada, et kandes üksteise koormaid täidame Kristuse seadust ehk teeme Jumala tahet. Samuti seda, et nii kaua, kuni meil veel on aega, teeksime head kõikidele, eriti usukaaslastele. Sinu hinges võib olla kahesugune sõnum või sinu mõistuses, sinu peas. Üks on saadud vaimult ja teine maailmast. Sinu hing peab langetama otsuse, kumba järgida. Kas hoolimata nähtavatest raskustest aidata ligimest või mõelda iseendale? Võtame kokku. Tänases tekstis paneb Jeesus meid valikute ette. Kas teenida seda, mida näeme, mille suur osa on seotud maiste ahvatlustega, sealhulgas ka muretsemisega, või teenime teda, keda tajume enese sees oleva vaimu kaudu. Teda teenides, teda usaldades või usaldama hakates, mõistame, et see erineb selles maailmas omandatud mustritest. Mitte rikkus ega kuulsus, vaid tasadus ja alandlikkus on tõelised väärtused. Teiste teenimine, teistele head tegemine on Jeesuse ootus meie suhtes. Jumal igatseb meid ja osadust meiega. Nagu Daniel, kes ei loobunud Jumalast isegi siis, kui ta lõvikoopasse heideti. Või kui 3 mustavat Jumala sulast kuuma ahju heideti, ei loobunud nad Jumalast. Kui apostlid kõik vägivaldsesse surma saadeti, ei loobunud nad Jumalast. Usun, et nad ei soovinud selliselt näha oma elu lõppu, kuid kui neid pandi valikute ette, siis nad valisid inimlikult võttes ebamõistlikult, Jumalale aga meelepäraselt. Kuidas said nad olla nii julged? Sest nad olid juba selles maailmas elades kogenud Jumalat, tema armastust ja tema hoolt. Nende vaim igatses Jumalat, sest nende hing toitis vaimu. Kuidas on lood meie valikutega, meie hingega? Kumba toidame meie, kas vaimu või ihu? Kas jätkame muretsemisega või usaldame oma ellu Jumala sõna? Meid kutsutakse üles igapäevaselt oma valikute ja otsuste kaudu elama välja elu, mis kinnitavad, et oleme Jumala poolel. Võime mõelda sellest kui ka proovile panekust. Jeesus ütles, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja seda tehes pole meil enam ka põhjust muretsemiseks. Kui issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Lubage pühal vaimul teie koda juhtida, muidu näete vaeva ilma asjata ja muretsete tühja. Aamen.